minu elu. Sa minu karjane. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Halleluuja, halleluuja, Adonai. Tere, kallis Viljandi kogudus. Mul on hea meel ja eesõigus täna teie keskel viibida ja jagada teile midagi ühel teemal, mida ma teie pastoriga vesteldes sain julgustatud, et võiksime täna käsitleda. Olen Tõnis Roosimaa, lihtne Tallinna poiss. Täna vist on juba poiss natuke keeruline öelda, aga see on mu taust. Ja ma igatsen, et see, mida me täna räägime, et see võiks olla Jumala sõna. See võiks olla midagi, mida Jumal sinule on täna kõnelemas. Ja seetõttu me palvetame. Kallis püha vaim, me tuleme sinu ette ja täname, et sina ilmutad meile Kristust. Ja me täname, et sina tood meile selguse patu kohta ja kohtu kohta ja õiguse kohta. Issand, me täname, et see, mida sina räägid ja kui sina oma sõna elustad, siis on elu ja see muudab ja see toob muutus esile ka meie elus. Ja seda ma palun. Ma palun, et täna see aeg, kui me koos Viljandi kogudusega oleme, et see, mida Tõnis mõtleb või see, mis on Tõnise mõtted või veel kellegi teise, keda ta on lugenud, et see võiks jääda kõrvale ja sina, Kristus, võiks saada suureks, võiks kõneleda, võiks puudutada meid kõiki, mind ka, ja läkitada meid ühe uue jõuga, ühe uue visiooniga, ühe uuendatud meelega. Palun seda Jeesus Kristus sinu pühal nimel. Amen. Mis on siis see teema, millest me täna räägime? Me oleme väga omapärasel ajal juba pikemat aega ja inimesed küsivad, et kas see ongi lõpuaeg? Kas see ongi üks võimalik märk viimse kohtupäeva ja lõpu esatoloogia, selle viimaste sündmuste lahtirullumise ees? Me käsitleme täna ilmutuse raamatut. Õieti ma tahaksin 2 korral käsitleda meiega koos ilmutuse raamatut. Ma ei pea mitte piiblitundi, ma ei lähe mitte väga detailselt ja niimoodi peatüki kaupa, aga väikese sissejuhatuse sellesse raamatusse ma tahaks täna teha. Ja kui Jumal lubab, siis järgmine kord me räägiksime juba konkreetsemalt nendest 7 kirjast, mida Jeesus kirjutab 7 Aasia kogudusele. Ja ma usun, et see on midagi, mida Jeesus on ka sinule ja minule ja Viljandi kogudusele kui ka Mosaiik kogudusele, kust mina tulen, on midagi siit õppida ja lugeda. Aga alustame siis ilmutuse raamatu lugemist ja kui sul on su piibel, võta see lahti. Üldse, mis puudutab ilmutuse raamatust, ma pean ausalt tunnistama, ega see ei ole minu lemmik raamat või jutluste või teema allikas. See ei olegi väga paljude inimeste jaoks
selline raamat või selline sisu, mida meeleldi käsitletakse. Tegelikult kui ajaloost tagasi vaadata, siis näiteks reformaatorid, kes on ikkagi katoliku kirikust edasi arendused, Martin Luther, Calvin ja ka meie liikumine on ju sealt edasi veel arenenud, siis see on väga omapärane, et kui näiteks Martin Luther kommenteeris kõiki raamatuid piiblis ja Calvin samamoodi hästi süstemaatiliselt ja nad käsitlesid seda, siis ilmutuse raamat oli nende jaoks tabu. Nad ei kommenteerinud seda. Nad ei käsitlenud ega seletanud ilmutusraamatu sisu. Ja ometigi, kui me nüüd hakkame seda lugema, siis tuleb välja, et see on ainuke raamat piiblis, ainuke raamat 66 raamatu seast piiblis, kus on selle raamatu lugemise kohta 2 nagu tõotust. Esimene, me kohe jõuame sinna, on 1. peatüki alguses 3. salmis on öeldud, et õnnistatud on see inimene, kes seda loeb. Ja siis raamatu lõpus, 22. peatükis 18. salmis on öeldud, et neetud on see, kes midagi sellest raamatust ära võtab ja juurde paneb. Et see on raamat, see on piibli üks osa ja see on viimane osa, millel on õnnistuse ja needuse tõotused. Ja samas me võime lugeda, et see on vähemalt osa sellest raamatust on, mida Jeesus ise ütleb. Need, millest me järgmine räägime, need kirjad 7 kogudusele, see on Jeesus ütleb. See on nagu otsene tema tekst. Jah, Johannes sai selle ilmutuse kaudu, aga Jeesus ütleb, mina ütlen. Me tuleme järgmine kord selle juurde. Aga nüüd võtame siis ja alustame 1. peatüki algusest ja loeme natukene. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitaks seda läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde, kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse tunnistust. Kõike, mida ta on näinud. Õnnis on see, kes loeb ning need, kes kuulevad neid ennustuse sõnu ning hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Me jääme praegu siin seisma. Nägin 1 aasta aega tagasi, te mõistate, see on koroona algusaeg, ja siis nägin ühte und ja see oli minu jaoks selline ilmutuslik uni. Ma tean, seda on tegelikult nagu võimatu sõnades edasi anda, aga see väga sügavalt mind puudutas ja kõnetas. Ma nägin palju rahvast, liikus ühel rannal või selline promenaadid olid seal olid ilusad villad, sellised suurte klaasakendega, kus sai merd vaadata ja seal olid muulid, mis läksid merre ja inimesed käisid muulidel niimoodi jalutamas ja seda õhtupäikest nautimas. Ja siis see meri hakkas nagu tormiseks muutuma. Lained hakkasid tulema suured ja rahvas läks rohkem vaatama, et oi kui huvitav, et suured lained tulevad ja võimsalt rulluvad kaldasse ja see oli nagu nii põnev. Ma mäletan, kuidas see pilt visuaalselt, ma tegelikult olen olnud ka ühel sellisel Lõunamere kaldal, kus muul või selline laeva, ikkagi muul, merre ulatub, ta ei ole nagu Eesti muul, mis on selline võib-olla meeter veepinnast, vaid mis on niimoodi 5-6 meetrit kõrge.
Ja miks? Sellepärast, et on looded, ehk siis, et kuu mõjul merevee tase tõuseb ja siis ta langeb ja see vahe on hästi suur. Ja ma olen olnud just sellisel rannal, kus ja nagu imetlenud või imestanud selle üle, kuidas see merevee tase nagu muutus 1-3 meetrit. See oli väga eriline, see oli väga omapärane, et nii palju nagu, et mitte nagu minu pikkus, vaid nagu peaaegu 2 korda minu pikkust. Ja seal oli samamoodi selles minu nägemuses, et need lained nagu tulid ja siis see nagu tõusis ja inimestele meeldis, see on nii huvitav, kuidas nad vaatasid seda. Ja siis tuli hoiatus, siis tuli nagu sellisest raadiosaatjast või sellest, mis ta on kõlarist, tuli hoiatus, et torm on tulemas ja hiidlaine võimalus. Ja ma nägin, kuidas inimesed ignoreerisid seda. Sest see oli nii põnev. Sest see kuidas tuul puid kõigutas ja kuidas seal osad inimesed niimoodi nagu seisid vastu tuult niimoodi kallakuti, et tuul peaaegu viis nad ära. See oli nii põnev, see oli nii nauditav. Nad ei raatsinud rannast ära minna. Ja ma nägin ja ma otse kui olin ängistatud, et miks keegi ei kuule seda, keegi ei võta tõsiselt seda hoiatust, sest et on tulemas torm ja on tulemas hiidlaine ja on tulemas midagi, mis hävitab inimesed ära. Ja ma üritasin nagu inimestega rääkida, neid nagu veenda, et olge hea, lähme maa poole, lähme nende majade juurde või nende taha või nende sisse. Ja eriti inimesed ei pannud tähele. Ja siis nagu ikka unes ma otse kui pilt tõusis teise koha peale, kus oli siis selline kaitstud tugev rannamaja ja seal oli minu perekond, keda ma väga armastan. Ja ma kogesin, kuidas Jumal otse kui tõstis mind sinna, sellesse turvapaika oma perekonnaga koos, sellisesse tugevasse rannahoonesse ja mu süda oli nagu valus. Et miks inimesed ei lase ennast hoiatada? Et miks inimesed ei võta tõsiselt? Ja siis selle südamevaluga ma ärkasin. Kallid, mul on tunne, et ilmutuse raamatu sisu on otsagu hoiatus. On midagi, mis tahab Jumala rahvast nagu äratada teadlikkusele, valmidusele, ettevaatlikkusele. Aga Jumala rahvas, nii nagu kogu ühiskond, on ka pigem otsimas sellist meelelist või sellist nauditavat või sellist, mis tekitab nagu sellist natukene hirmu ka, et suured lained või mida on huvitav vaadata. Me jälgime, me tahame uudiseid, me tahame põnevust näha. Ja nüüd, kui me üldse räägime mingist piibliraamatust, siis piibliuurijad on ikka soovitanud, et tuleb küsida endalt üks väga tähtis küsimus, kui me võtame raamatu piiblist. Ja see küsimus on, mis on selle raamatu nagu põhisõnum või et teise nurga alt, et kellele, mille jaoks see raamat on kirjutatud? Mis on olnud see algne põhjus? Ja siin juba raamatu alguses on meile väga selgelt antud. Esiteks, see on Jeesuse ilmutus. See autorlus on Jeesus Kristus. See ei ole lihtsalt Johannese ilmutus, see on Jeesuse Kristuse ilmutus. Ja järelikult see on midagi olulist. See ei ole lihtsalt mingi Pauluse õpetus. See ei ole lihtsalt Peetruse jutlused. See on Jeesuse ilmutus. Ja siis üsna varsti ta tuleb juba selle samas peatükis juba alustab seda 7 kogudusele. Erinevad kogudused, erinevad usklikud rühmad. Aga ärme unusta seda, et selle raamatu eesmärk on usklikke hoiatada, ette valmistada, aga julgustada ka raskustes ja kiusatustes ja nende hädade keskel. Siin on väga detailselt, väga ränkasid asju räägitud, sellise just esatoloogia maailma lõpu teema, aga ta on julgustus.
ja sellepärast ma julgen öelda, et meie kallid sõbrad oleme astunud nendesse aegadesse. Küll mitte, ma ei taha öelda, et seesama koroona on nagu üks nendest pasunatest või nendest hädadest, kus see haigus pühib kolmandiku rahvast või neljandiku. Aga see on üks eelvari. Me näeme läbi piibli, läbi aja, me nii tihti räägime Jeesusest ja ütleme, et juba Mooses rääkis eeltähendusest Jeesusest, viitas päästjale. Aga ilmutuse raamat räägib, et on tulemas lõpuajad, on tulemas raskused, on tulemas läbikatsumine ja on tulemas igavene kohus. Ja et paljude armastus jaheneb ja kogudus ja kes on need tõelised, kes jäävad Kristusele ustavaks. Sellest meile räägib see raamat. Ma väga julgustan sind, kallis õde ja vend, võta aega. Nüüd paastu ajal. Ja loe ilmutuse raamatut. Nii nagu ma alguses palvetasin, et mitte see oleks lihtsalt Tõnise seletus või Tõnise versioon, kuidas mõista seda raamatut, aga et Jumala vaim, kes tahab ilmutada, elavaks teha oma sõna, saaks sind kõnetada. Ilmutuse raamatu, ma esiteks ütlesin juba, et reformaatorid ei ole seda väga käsitlenud ja väga paljud kristlased, see on nagu kahesugused kristlased on, et ühed, kes on nagu tohutult sisse võetud, kes kõik asjast näevad seda 666 ja metsalise märk ja metsaline ja küll on olnud see Nõukogude Liit ja küll on olnud see Hitler ja küll on nüüd see, ma ei tea, ilmselt olete kokku puutunud, et osad inimesed usuvad, et see vaktsineerimine, et see on ka 666, et sellepärast, et muidu sa ei saa, kui sul ei ole seda rohelist passi, sa ei saa liikuda ja mida iganes teha. Sõbrad, see on libe tee. See on libe tee. See ei ole veel see aeg, see on otse kui eeltähendus. Ja me võime kuulda ja me võime mõista, et on sellised asjad tulemas. Meil on ammu kõigil pangakaardid taskus, kus on tegelikult jälgitav ja me ei saa ilma osta ega müüa. Meil on ammu nutitelefonid käes, kus on täpselt näha, kus sa käid, mis sa teed ja kõik asjad on võimalikult kontrollida. Aga see on kõik eeltähendus. See on eelvari. See ei ole veel see päris. Nii et ära karda. Ära võta seda liiga nagu tõsiselt, et sa ei julgeks või ei saaks midagi teha. Aga nüüd paari sõnaga siiski ilmutuse raamatu mõistmisest, et kuidas siis seda raamatut käsitleda. Ja siin tulevadki väga suured lahkarvamused, et mõni ütleb, et sõna alt ja ka seal on põhiline teema on see, et kas on nagu ajalooline vaade või see on nagu peeglivaade. Ehk siis, et ajalooline vaade üritab nagu näha seda, et need on asjad, mis täpselt sünnivad. Just nii, nagu ta on kirjeldatud. Aga peeglivaade on pigem, mis nagu suunab lugejat mõtisklema ja peegeldama ja mõtlema, et mida see tulev sündmus või juba võib-olla toimunud sündmus, mida see mulle ütleb. Ja nüüd lisaks sellele, et on kaks põhilist vaadet, siis on veel, kuidas seda tõlgendatakse 4 erineval ajalisel skaalal, et kokku tekib nagu 8 erinevat võimalust. No tegelikult on veel rohkem, et kui keerukalt või kui süvitsi või kui täpselt asja uurida. Aga põhimõtteliselt need ajalises faasis, et teatud piiblitõlgendajad näevad, et see on ainult möödunu kirjeldus. See on midagi, mis on toimunud, see kõik on juba olnud, et see metsaline oli Rooma keiser ja kõik asjad need on kõik juba möödanik. Siis teine vaade on siis see, et see on nagu praegu toimumas, et see on seal algas sellel 1. sajandil, aga ta rullub lahti läbi kiriku ajaloo. Ja sellega on väga paljud inimesed nagu nõus, et midagi on juba toimunud, aga see toimub ka praegu, aga siiski siin võib näha nagu selliseid konkreetseid märke läbi kiriku ajaloo. Ja mõned inimesed veel kirjeldavad, et siis on nagu et juba näevad ka pöördlevat mustrit, et on nagu 7 korda see toimunud, et ma ei lähe detailidesse, aga põhimõtteliselt mingid märgid, mis on üks kord nagu läbi ühe tsükli käinud ja siis on nagu otsast peale alanud ja siis jälle järgmist korda ja taas.
aga siis kolmas selline põhiline vaade on, et see on tulevikus. Ei, midagi ei ole toimus, kõik on tulevikus. Me ju loeme siin pärast eriti pärast nagu teises osas 4.–19. peatükini, kus need tulevased hädad ja õnnetused ja see kohtupidamine tuleb maailma üle ja see on kõik tulevik. Ja loomulikult eriti kolm viimast peatükki, 20.–22. peatükk, mis räägivad uuest taevast, uuest maast, see on tulevik. See ei saa olla olnud, eks ole. See ei saa ka nagu praegu toimida, aga see on kunagi. Ja siis viimane selline ajalises mõttes ütleb, et siin ei ole üldse ajalist mõõdet, et seda ei tohi vaadata kuidagi ajaloolises kontekstis, et seda tuleb ainult nagu tõlgendada nagu allegooriliselt või see pilt tuleb nagu enda jaoks, sa saab midagi õppida, aga et siin ei räägita midagi, mis on olnud või mis tuleb, vaid et seal on lihtsalt pildid, et on selline pildikeel. Nüüd sa küsid võib-olla, et milline on siis see arusaam, mida mina esindan või mida mina usun. Mina usun, et need kõik on nagu väga hea ja oluline nagu mõista, et on asjad, mis on olnud, on asjad, mis tulevad ja on asjad, mida tulebki mõista selliselt pildikeelena, mida ei saa sõna-sõnalt või selliselt nagu, et nüüd täpselt selline, no ma toon näite lihtsalt, näiteks see naine, kes seal lohega sõidab, et kes see siis on või missugune see lohe on, et on ta siis 7 pead või missugune ta täpselt välja näeb, vaid seal on midagi, me näeme, et seal on mingisugune maailmavaade, mingisugune asi, aga ma ei lähe praegu sellesse detaili, et keda see naine siis seal täpselt väljendab. Aga jaa, inimesed on niimoodi erinevalt mõistnud ja on asjad, mida tulebki vaadata ajalooliselt. No näiteks et samad 7 raamatut, 7 kogudust, kellele Jeesus kirjad kirjutab, on asjad, mida juba seal on kirjeldatud, et sa oled olnud seal, sa oled selles olukorras, see oli 1. sajandil ja me võime näha konkreetseid põhjendusi selleks, kuidas see on toimunud. Ja me näeme, et see sündmus on toimunud. Aga nüüd, kas see sündmus on toimunud, see on lihtsalt ajalugu? Või me võime midagi peegeldada? Või me võime küsida, aga kas see minu elus midagi kõnetab? Kas see mind toob Jumalale lähemale? Kas see mind suunab meelt parandama? Et sellised on küsimused, mida me võime ja õieti peame endalt küsima. Ma vaatan aega, et aeg läheb kiiresti ja ma ei saa väga palju lugeda, ma väga oleks tahtnud lugeda 4. peatükki, ma annan siis koduülesande sulle, esiteks kogu ilmutuse raamat läbi lugeda, aga 4. peatükk, see taevane olukord, see aujärg, see püha. Need märgid, need numbrid, pange tähele, 24 vanemat ja siis 3 korda püha. Et millele need viitavad? 7 kogudust või 7 pasunit ja pitserit. Ja me näeme, et neil numbritel on alati väga selge tähendus. Aga küsige oma pastori käest, jätkame sellest teine kord. Aga mul pigem on nagu südames selle osa lõpetuseks lugeda meile ilmutuse raamatu siit 12. peatükist kõigepealt ja 12. peatükis on toodud selline asi, et selle raamatu põhisõna või see keskne teema on, et Jeesus on võitja või et Jeesus on võitnud, et Jeesus valitseb, et Jeesus on troonil, et temal on meelevald. Et kui me ka selles 4. peatükis, mida te loete, seal on öeldud, et seal on nagu klaasmeri, et kõik ümberringi võib tormata, aga Jumala ees on nagu vaikne meri, nagu hommikune Läänemeri, kus ei ole ühtegi tuult, nagu rahu. Jumalal on kontroll, sest ta on võitja. Ta ei võitle täna, see ei ole mitte selline kirjeldus, et nüüd hea ja kuri seal omavahel kaklevad ja kuidas kes võidab või mis saab, vaid Jumal on alati trooni peal. Jeesus on alati võitja.
aga mitte tema üksi ei ole võitja, aga ta on kutsunud ka sind ja mind olema võitjaks. Ja ma tahan lugeda Ilmutuse 12. peatükist 11. salmi. Nemad, need on siis pühad, sina ja mina, need, kes üks päev on taevas, nemad on tema ära võitnud, see on siis hingevaenlase, talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Ma arvan, et see, me mõistame väga selgelt, mis tähendab, et Kristuse võitja vere läbi. Ma usun, et see on ka loogiline, kui me mõistame, et see on tunnistus, usutunnistus, me kuulutame usku, me kuulutame evangeeliumi ja et see on võiduvõti, see on võitjate käes, kes me tunnistame. Aga väga vähe tänapäeval räägitakse vastupidi. Räägitakse, et sa pead ennast armastama. Räägitakse, et sa pead nautima seda elu, sa pead oskama rõõmu tunda sellest elust. Aga siin Jeesus ütleb, et võitjad on need, kes ei ole armastanud oma elu surmani. Märtrikroonini. Kes on Kristust armastanud niivõrd palju enam, et nad on otse kui vihanud ennast. Nagu Jeesus ütleb, et kui te ei vihka, see on räige, kuidas moodi, oma perekonda ja iseennast, siis te ei või olla minu jüngrid. Et esiteks ma tahan meile tuua nagu selle hoiatuse või sellise ka julgustuse tegelikult, et võitjad on need, kes ei armasta oma elu. See ei tähenda, et me peaksime olla depressioonis või mõtlema ainult surma peale või kuidagi elust nagu eemal olema, aga me armastame Jeesust kirglikult, täiega, nagu noored ütlevad, täiega. Aga selle kõrval ja me aktsepteerime ennast, me ei mõista kohut enda üle, aga me ei armasta ennast ega oma elu. Me armastame Jeesuse elu. Me ütleme nagu Paulus, et ma tahaksin juba seal olla. Aga teie pärast, mul on siin töö teha, mul on vastutused, sellepärast ma jätkan siin elamist ja teenimist. See on mul esimene sõna, mis mu südamesse tuli, kui ma teie peale mõtlesin täna. Ja ma usun, et see on kellegile Jumalalt prohvetlik sõna. Ja sa pead läbi katsuma, et palju ma ennast armastan ja palju ma Jeesust armastan. Ja miks ei ole võitu minu elus? Aga teine asi, mis ma tahaksin 19. peatükist teile lugeda, mis on väga huvitav, et on otseselt seotud selle 12. peatüki see võitjate saladusega. See on huvitav sellepärast, et me tavaliselt lähme sellest üle või me ei ole sellega nii kursis. Ma ei tea, võib-olla te ei olete. 19. peatüki 10. salmi lõpp. Ingel ütleb seal Johannesele, et ära kummarda mind, kummarda teda. Et Johannes nagu oli selles aukartuses ja kõiges. Ja ta ütleb, kummarda Jumalade, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Nüüd see ei puuduta, et mis tulevikus tuleb või mis minevikus on. See on sulle täna ja mulle täna. Et kui me küsime, kuidas olla Jeesuse tunnistajaks, me 12. peatükis just lugesime, et meie tunnistuse sõna kaudu, siis Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Armas õde, võta see vastu. Jumal tahab sinu kaudu prohvetlikult kõnetada sinu lähedasi. Olgu see bussipeatuses või olgu see pargis kõndides, kui me ei tohi kuskil kokku saada. Olgu see sugulasele helistades. Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Ava oma süda, küsi Jeesuse vaim. Mida sina tahad täna öelda? Kuidas sa tahad mind täna kasutada? Ma olen põnevil, ma tahan sinuga koos täna päeva alustada. Iga hommik, kui sa oma hommikupalvet loed, Jeesus, ma tahan kuulata, mis su püha vaim ütleb. Ma tahan olla kasutatud sinu poolt. Ma tahan täna olla prohvetluse vaimu poolt juhitud. Ma tahan olla Jeesuse tunnistaja, mitte lihtsalt kohustusest, et ma pean, et teada, Jeesus on tee ja tõde ja elu. Jeesus on vastus. Et kui sa on sunnitud, see ei ole loomulik.
Kui see on prohvetlik, siis see läbistab inimese hinge ja südame ja vaimu ja see läbistab ka kõige nagu kalgimad ja kõige raskemad olukorrad ja inimesed, sest Jeesuse tunnistab, prohvetluse vaim, see on püha vaim, kes tunnistab Jeesust, kes tõstab esile, kes ütleb inimese südames see, mis sellel inimesel on, ma tahan ka seda. See on päris. See on rahu siis, kui on tormid, kui kõik kardavad, kui keegi ei tea, mida vaktsineerida või mis saab mis on järgmine laine, mis on see hirmus torm, mis on tulemas, mis on see esatoloogia, mis on see maailma lõpp, mitte kes ei värise, vaid kellel on rahu. Jumal valitseb. Jumalal on kontroll minu elu üle, meie maailma üle, Eestimaa üle, kogu viroloogia üle, kogu sõja, kõikide aatominuppude üle, kõige üle on Jumalal kontroll. Hingemaanlase üle, kurjade vaimude üle on Jumalal kontroll. Anname talle au, usaldame teda ja ootame teda. Nii et olge väga õnnistatud, võtkem ilmutusraamat, lugegem seda ja järgmine kord, kui ma taas teie ees olen, siis me vaatame täpsemalt seda 7 kirja. Aga praegu olge väga õnnistatud ja julgustatud. Amen. On aeg, et külvata ja aeg, et koguda võiks aita, aeg, et sündida ja aeg, et minna siit. Aeg, et joosta, aeg, et öelda aitab, on Jumal sulle teada, eilne päev ja minu tulevik. On aeg, et leinata ja aeg, et rõõmsalt tantsu lüüa, aeg, et rääkida, aeg lihtsalt olla vait. On aeg, et istutada, aeg on vilja süüa, sulle teada eilne päev ja minu tulevik. Jumal sinu käes mu ajad, nii halvad kui ka head. Jumal sinu teada rajad, kust käima läbi pean. Jumal sinu käes on ajad, sa minu samme tead. Mul pole karta iial vaja, sest sinu käes mu elukirja read. On aeg, et lihtsalt nutta ja on aeg, et rõõmsalt naerda, aeg, et ette võtta, aeg võtta puhkusi. Aeg käia mägedel ja aeg end leida orust, sulle teada eilne päev ja minu tulevik. Jumal sinu käes mu ajad, nii halvad kui ka head. Jumal sinu teada rajad, kust käima läbi pean. Jumal sinu käes on ajad, sa minu samme tead. Mul pole karta iial vaja, sest sinu käes mu elukirja read. Jumal sinu käes mu ajad, nii halvad kui ka head. Jumal sinu teada rajad, kust käima läbi pean. Jumal sinu käes on ajad, sa minu samme tead. Mul pole karta iial vaja, sest sinu käes mu elukirja